Ja nüüd oleme tõesti raudteejaamast, raudteemaailmast välja saanud, et leidsime siukse, Martsa mõtkas või kuurisein arvatavasti midagi sellist. Ja miks ta arvad, miks need plekid seal peal niimoodi on? Igal pool, et väiksed, hops, siin jälle. Tegelikult need on mürsukildude kahjustused, mis on plekiga kinni kaetud. Ja siin on veel näha igal pool neid, aga näiteks siin. Ma ei tea, kas see on mürsu oma või kuuli oma igal, jah, et siin on täitsa lahti, see on plekk ära tulnud siit pealt, arvatavasti oli siin niimoodi peal ka, jah. Et see huvitavad seinad, et kui niimoodi tähelepanu vaadata, siis ei tule selle peale, aga sõjakahjustused on ka Tartus aset leidnud. Ja siiamaani tasub neid meeles pidada. Hoov on tühi, läme. Tihti räägitakse nurgakividest kui täiesti sümboolsest ja mõttetust asjast, aga see nurgakivi on oma nime väärt. See on isegi näha 1917 ja tekst peal ongi reaalne nurgakivi ja väga hästi nii-öelda esindatud ja väga hästi välja toodud. Et väärib tõesti oma nurgakivi enda olemust, enda tähtsust ja enda eksistentsi, nii et ela veel ja sina maja edasi ka veel. No nii, minu käsi katsub nüüd tegelikult müüri, nad ei lähe ümber, see ikka tugevasti tehtud. On tõesti üle 100 aasta vana, kuskil 1901 isegi pakuks selle vanuseks, et siin oli kunagi joomast huvitav poodi muidugi veel, kus tegelikult oli vanasti tapamaja, aga sellest kohe varsti. Aga see on siis see müür, mis läheb siit veel edasi ja veel sinnapoole ka, aga ta oli veel suurem, kui ta praegu paistab. Seal on näha erinevaid kultuurikihte, erinevaid profikihte, arvatavasti mingi ornamentika olnud siin veel, 1901 ei tehtud niisama lihtsalt asju. Ja siin on veel näha, et jah, kuskilt tuleb veel alumised kihid välja. Siin on eriti hästi näha. Et siin on veel mitu profikihti ja erinevad ajaloolised, arheoloogilised asjad tulevad välja. Mitte arheoloogilised, ajaloolised asjad tulevad välja. Nii et tõesti üle 100 aasta vana müür on siin tõesti Tartus Võru maantee ääres kohe. Nii et kui keegi teadnud, siis teinekord pange käsi vastu ja mõelge, et see on vana. Ja üks asi veel, et siin on näha, et siin on klaasikillud peale pandud või valatud klaas peale, et see on siis nii-öelda nagu okastraadi vaste või porkuurijatele vaste, et see käsi peale panna üles ranida siit nii-öelda pätivastane meetod, mida siis kasutati siis 20. sajandi alguses. Sama see betoon sein, mis me ennem näitasime, läheb tegelikult edasi. Ja siin on ka tegelikult nii-öelda vähemalt operaator arvates Tartu kõige uhkemad väravad. Nii et siin isegi näed kultuurmälestis ja auhinna saanud või monument, kultuurmälestis nii-öelda. Et sellised väravad tõesti siin on. Ja siin üleval arvatavasti mingi valgustus olnud, tundub vähemalt selle järgi. Ja siuke betoon ja kivi ja metall kooskõlas on päris uhke tegelikult küll, jaa. Aga need kõik, varsti joome selle pea nii-öelda hooneni, on vana siis Eesti või isegi üldse Baltimaade esimene moodne tapamaja tegelikult. Tapamaja müürid on need. Ja näed, Munakivi tee läheb siit sisse. Tõesti 1901 kõik tuntud loomatapjad või need tuntud tapamaja töötajad siit kaudu siis käisid tööle arvatavasti. See oli pea fassaad sissekäik nii-öelda, aga see maja ise on seal pool. Et vaatame seda ka, aga tõesti selline uhke päris Brandenburgi väravas ei ole, ütleme niimoodi, millest kunagi on ka lugusid tehtud. Aga jaa, Tartu kohta ma arvan, et isegi okei võimsuselt, jah. No nii, tulin vaatame sisse ka korraks, et Munakivi tee tundub, et siin renoveeritud midagi ei ole. Tundub, et niimoodi nagu jäänud siin üle 100 aastat tagasi, 125 aastat tagasi, 124 aastat tagasi. Ja need postid ka siin samamoodi ja muidugi tegelikult teisel pool on näha, et oli täpselt samasugune Munakivi tee. See on mõned kivid näha veel sellest vanast ajast ja näed, siin on mingid vahtrad kasvavad siin peal. Siin on need ilusti need postid näha. Vahtrad jah, ja siin on mingi kask vist jah, näete ja näed, võimsalt, need on kasejuured, kask on hästi pealmiste juurtega puu vist. Et juured on siit pealpoolt kivi ja läbi kividest igat pidi. Teales huvitav asi, et kui see samma siit ära nii-öelda kraapti järgest tehke, muidugi puujuured ei saa enam vett, surevad ära. Aga Munakivi tuleb ilusti välja jälle 124 aastat tagasi. Siuke Munakivi sillutis jah, et väga lahe. Ja muidugi nagu ikka raudteemaailmast me ei pääse.
on ka raudteerööbas ilusti see maasse löödud, et mis point tal oli, mis mõte tal oli. Kajab, siin pilli mängisin. Silver Sepp saab mingi pilli teha sellest. et mis point tal oli, seda ma kohe ei oska öelda niimoodi, aga ju siis mingi toestus, mingi asi on olnud. Siin on ka mingi värav olnud, mis tundub, jah, sellest metallist. Võib-olla käis siia. Siin oli värav veel, jah, näed. Jah, kas värav posti ka veel. Ja muidugi taga siis City Alko paistab sealt ja siin kuivab kellegi isiklik pesu. No nii, kui te mõtlete, et see on fašistlik märk, õigemini originaalis tehtud ei ole, see on tegelikult Briti kompanii, Squastika kompanii tehtud siis märk nii-öelda, kes siis tegi neid metallitööstusega tegelev firma, nii et fašismist on asi kaugel. No nii, ja nüüd jõudsime lõpuks tõesti siis selle Tapamaja nii-öelda enda juurde. Praegu muidugi sõbrakeskus siin, huvitavad nimede vahetus on ju, aga tõesti 1901 oli isegi moodne Tapamaja nii-öelda kogu see tellistest hoone siin, nagu te näete taustal. City Alko, bowling, siin on kõik, mis on. Bowlingust tuli ka sõbra juurde mängima siia. Ma igal juhul jaa, et tellistest võimas hoone, siin on kunagi nõukal tehti külmhoone ja see külmhoone nii-öelda erinevaid viiteid, sellel on siin ka mingi bussipeatuse näol ja mingi muu asjade näol veel, aga jah, tõesti kunagi Tapamaja oli. Ja praegu sõbrakeskus. Muidugi jälle, nagu ikka, telliste peal on kirju, silte, firmasid, ettevõtted, kes on need tellised tootnud. Ilmatsal oli üks, jah? Ilmatsalu, noh, jah. Et neid tekste siis pealt võib leida mitmeid sadu, võib-olla isegi tuhandeid. Siit Tapamaa vastast jätkame oma seiklust edasi ikkagi Tartus nagu ikka. Mind köitis muidugi kõigepealt see valgustus siin. Huvitav, ületab gaas välja. Ma ei gaasilamp, ma ei tea. Võib-olla oli elektrik juba. Igal oli hästi huvitav. Aga see on huvitav siuke, ma ei tea, siuke sirmi moodi asi, et võib-olla arvates siin oli mingi kaupluse silt rippus arvatesti otsas. Ka tundub siuke, ma ei tea, ma arvates siis, kui see maja ehitati, ka siis 20. sajandi alguses kuskilt sellest kandist pärit, siis tehti hästi ilusti, vaata, tehti mingi väike siuke, noh, nii-öelda ehituskalligraafia juurde asjale, noh, mitte lihtsalt ei pandud ühte toru ja siis ainult tead. Et jaa, sellised huvitavad kohad jälle, kunagi tõesti on siin pood kinni mätsitud nüüd korterit sees arvatavasti ribikardinatega. Aga jah, huvitav koht jälle meie jaoks. Mis ta tänavas on? Vaba tänavas oleme, jaa. Ja avastamiseks koha jälle, näed, see on raudselt, mina pakuks peast 100 aastat vana kindlasti. Jälle siuke, kas siis isegi võib olla enne esimest maailmasõda tehtud. Kõrval, nagu näha, siis nõukaaegne pakun peast mingi 80 lõpp. Siukest tellist tüüpi, minu arust on mingi 87-6 tuleb meelde. Depeche Mode tuleb meelde. Igal juhul selline garaaž on tehtud siis siukeste vanade, 100 aastat vanade, minu arvates vähemalt siis nii-öelda aiabosside ümber, et täiesti huvitav vaatepilt, kus erinevad kultuurid kohtuvad. Aga see ongi tänava maailm. Kultuuride kohtumispaigaks on arhitektuur. No nii, jõudsime juba nüüd Teha tänavasse tegelikult. Ma püüan, kas ma saan selle varju alla viima eest keerata. Ei tule. Aga tegelikult jaa, naine jääks. Sirmid arvatavasti, mis käisid ette nii-öelda akendele on ju, noh, ma ei tea, päiksevari, kuidas ütled siis, et jah, et ruloo nii-öelda või noh, vanasti arvatavasti oli mingi riie selles peal jooksis. Nende väntadega said selle siis asja nagu pöörlema ja said keerata peale. Aga huvitav see alles jäetud, et pakun peast 30-ndat, pakun ise, et see aeg umbes, kuna see maja ja kogu see asi tehti. Ma saan lahed alles on jäetud, et pole nagu maha võetud seda, et väike tükk ajaluu ka võib-olla siin tähedana alles ka. Et päris lahe tegelikult. Mulle tõesti meeldib. Ja siin, ma ei tea, kes on Tartus pärit, kes Tartus elanud, olnud Tartus, tuleb ära selle koha, oli klubi Varjend. Ja reaalselt oligi siin kunagi varjendiks ehituses asi minu arust.
isegi mina olin võib-olla isegi liiga noor, aga see oli kuskil 90 lõpus, ütleme niimoodi. Oli suhteliselt, ma ei tea, kas kuum koht on õige sõna öelda või. Iga rahvas käis siin pidutsemas, tehti pidusid. Siit said sisse. Siin oli turva oli ees tavaliselt. Kas olete vist alati, mis see tulin peole? Okei, vaina. Et sisse, Private Club on siin silt, aga sellist tänaval midagi enam ei loe. Et siuke huvitav koht, jah. Top Secret ja kõik kuradi. Aga meie liigume edasi tegelikult ülespoole. Veel huvitavad asju vaatama, sellepärast, et seda kohta me teame. Aga mida me ei tea, on see, mida me kohe järgmisena näeme. Nii, need samad postid. Mina algul mõtlesin, et see on mingi julgestamine selle, siukse väikse mullavalli jaoks, aga see ei ole kindlasti see. Sest siin on näha pärast, hiljem vaatama on see nurk on lõigatud ilusti näha, et siin on mingisugune hoone peal olnud. Et siin on need kivid lõigatud täpselt precise täpsusega, et siin on midagi peal istunud. Muidu ei tehta seda nurka niimoodi. Nii et mis asi see on, mis siin peal oli, me ei tea. Ootame vastuseid. Mulle tundub, meil mõlemad tundub, et see pole nõukaaegne asi, mis siin kunagi oli. Siin on näha veel, näed, siit murusest joonistub välja veel mingisugune ehitus rajatis nii-öelda siis. Nii et infot on selle kohta, keegi teab, öelge. See oleks päris huvitav teada, mis see tõesti oli, jah. Ära ütle lihtsalt meie elumaja, see oleks igav, aga võib-olla tõesti, nii oligi. No nii, ja nüüd jõudsime tegelikult Karlo mõisa juurde. Mõis on korrast käest ära lastud, aga mõisad ongi raske ülal pidada. Me ei ole nii rikkad, või meie. Mina pole üldse rikas, ma olen suht vaene inimene. Aga tundub välja, et ka teised inimesed kõik pole nii rikkad. Et igal juhul nägime siukse poste jälle. Arvatavasti aiapostid, siit on augud sees, ma teeks kaamera võtab ilusti, ma arvan, et auki ka. Mingisugused, kas ketid jooksnud läbi, kus see on päris hea mõte, me mõtlesime selle peale ka. Või tõesti siis mingi metall nagu nii-öelda siis horisontaalsed siis latid siuksed läbi aia nagu. Et aga huvitav jälle siuke leid on ju selles mõttes, et paljud inimesed ei mõtle selle peale, et miks on siuksed postid jäetud. Et tegelikult aiapostid, kuidagi nad kõige siukses, proportsionaalselt ei ole kõige õigemas kohtades. Karlo mõis, kes omanik on, kui raha on, siis võiks nagu teha korda. Kui raha ei ole, siis ma saan aru sellest, sest mul endaga ei ole. Aga ilus aiapostid. No nii, jälle mingi jurakas siin. Mis see on? Ei tea. Öelge. No nii, ja nüüd jõudsime hoopis huvitise kohta siia Loomajanduskeskuse kanti. Ja me siin tükk aega nagu mõtlesime, et mis ajast võib see kogu asi siis pärit olla. Mina ise arvan ise, et alumise osad siit võivad vabalt olla see Toomkiriku valmimise ajast kuskil, ma arvan, 16 sajand võib olla see müür. See on minu pakkumine, see on mu esimene pakkumine. Ja see nagu näha, see ajalooline järjepidevus mingis mõttes või siuke ülespürgimine leiab aset siin iga kihiga. See on tõesti nagu arheoloogia juba hakkad vaatama, kui ajalooline asi. Et järgmised kihid juba lähevad uuemasse aega, on ju. Ma arvan, et päris lõppu pole 20-30, seal on muidu täiesti uus asi juba. Aga see, mis siin ennem oli, selle kohta, kui keegi teab, järjekordselt öelge. Aga ma ise pakun seda. Ma arvan, miskipärast, ma ei tea miks. Et siin oli hobuse tall. Tall ja kõrval kuskil oli kõrts. Kui inimesed käisid söömas, panid hobused siia hoiule, hobused said ka süüa heina muidugi. Ja inimesed ise said see väikse õlle teha ja siin kuskil olla. Ja ma tean, kuidagi tundub see kogu see asi siuke, näed, poolpiil katus siuke. Tuleb see peale siuke ja ma arvan, et see jooksis välja kuni see lõpuni. Ma arvan, täitsa sinna selle teise ääreni, mis sealt paistab see väike siuke mingi ehitis oli. Ma arvan, et pikalt jooksis välja. Hobune tuli siit, sõitis siia, on ju. Hobune sõitis, hobune, tuli siia. Siia poole, hakkas sööma ja vend hobus pealt maha. Läks jooksis kõrtsu, väike õlle, juba mõnus olla. Ma arvan, midagi sellist võis olla küll siin ju. Aga teengi väikse õlle selle peale. No nii, järjekordne koht. Mina pakun, et see on nõukaajal tehtud. Tänu nendele plaatidele, mis siin sees on nii-öelda. Ma ei usu, et 20 mingi plaate pandi. Mis siin täpselt oli? Kas siin oli mingi putka peal? Kas siin, mille jaoks see täpselt oli? Pole õrna aimu ka. Samas siin Loomamajanduskeskuse vastas pargis all. Et pakkuge, kes teab.
kes ei tea, võite ka pakkuda muidugi. No nii, samas Loomemajanduskeskuse siis Kalevi tänavas ääres siin järjekordsed postiosised, arvatavasti mingisugused sammaste pealsed, tunduvad vähemalt, või mingisuguse katuse funktsiooni täitvad sellised isendid, ütleme niimoodi siis, jah. Ja kõrval kohe, nagu näha, vana palkmaja, tapid. Ta mängib natuke see vesi, õhk ja loodus kõik on ju, aga siit on natuke takku vahele panna on ju. Aga näed, see on päris hästi tegelikult, näed, ilusti hoiavad ja järgmised ka on järjest paremini. Mõni on natuke võib-olla vajund, aga see tundub väga vana palk ikka näiski. No nii, ja nüüd oleme siis Lille keskuse juures, Lille siis noortekeskus Lille tänavas, et oleme siis pöörasime korra siia arheoloogiliste väljakaevast juurde, mis on täpselt meie teema ja leidsime kohe tegelikult juba kellegi poolt valmis pandud, kes see uute pani niimoodi. Arvates inimluud, võib-olla ka loomaluud, igal luud on, kondid luud, vähemalt need vähemalt kindlasti luud. See on vist mingi, see on juba mingi lubja või igal jah see, vaata vanni tuppa pandi alati neid siluti sellega. Igal juhul luud siin on ja siin on elutegevus käinud juba aastatuhandeid arvatavasti. Ja vaatame edasi, mis meile see sein pakub. Ja kui siit järjest minema hakata, me näeme, et siin on veel luid. Kas on luu või? Ma ei tea. Ei ole vist. Või on puitunud luu, ma ei tea, kus nimetaks seda. Igal juhul sellist asju, mida tähele paneme huvitavaid, näeme siin igal pilgul, näete. Siin on mingi puit arvatavasti jäänud sisse kuidagi, ära kõdunenud. Siin samamoodi. Näed. Koer on kaevand arvatavasti. Michael Jack või see pea on siin, näed kellegi pea või see kivi. Ja siin on näha mingi põlengu jäljed, arvatavasti siin tuhk jäänud niimoodi, tellised. Võib-olla mingi müürhoone olnud, näed, ma ei tea. Et sihukest vaatepilti siin jätkub veel edasi. Siin on nii korralik huumuskiht tegelikult, näha viljakas muld, aga nüüd jõuame põhileiuni nii öelda. Siin on mingi ehitus olnud, see ei saa muu olla. Isegi kui siin on mingi vall olnud, siis tõesti, ja tähelepanu, millele sa enne kui juhtisid, vaadake seda äärt. No, sa ei tee ju niimoodi poolkaares sihukest asja, siin on mingi võlv olnud, arvatavasti mingi sissekäiku altpoolt kuskilt olnud, et ma ei tea, käärkamber, ma ei tea, kas on okei või? Kas midagi on siin olnud, kas mingi keldrilaadset või mingit võlilaadset, mingi ruum on olnud siin. See ei ole lihtsalt müür, Mina arvan vähemalt niimoodi. Et ma ei mõtle neid hoone, mis nõukal olid, ma mõtlen neid hoone, mis päris ammu olid. Nii et keegi teab, kirjutage, kui ei tea, siis mõtleme koos välja. Ja nii lihtne ongi. Ta viime selle täna, või praegu. Barclay del Tolli, sõjakangelane. Ja nagu näha ka tema ausambast kuuliauke täis. Tööline sõjamees. Sõjategevus on üle käinud Tartus päris palju ja kuuli ja mürskude killud on see tõestuseks. Aga del Tolli, aitäh sulle sõjakangelast tegude eest. Jõudsime tegelikult, mina nimetan seda hoiupanga majaks, aga tegelikult nüüd on haridusministeerium siin ja tulin vaatama kuuliauke, sõja jäänukeid nii-öelda ja vaadake, kui palju neid on siin. Nagu kraatrid kuu pinnal. Reaalselt. Jõhkralt. Iga see väike süve, mis näete, on kuuliauk. Ja metalli peal ka muidugi, jah. Ja näete, siin tuleb edasi. Tundub,
tundub, et siin on ka venelased olnud vist. No vaadake, rist ja viletsus või õnnistus. Ja nüüd, kallis vaataja, jõudsime päris viimase punktini täna. Oli päris huvitav käik tegelikult ja ma loodan, et te pidasite vastu sellele ka. Kes pidas vastu, võite anda märku sellele ka, kas kommentaariga või laigiga. Ja kui me alustasime videot neetimisega, siis siin on näha ka ikkagi needitud värk. See on vana uks, näed, aga kuigi, näed, ta kaebub teistmoodi, on see ikkagi puit on vahel, see metallplaat on siin muidugi peal, nagu te näete, puit on muidugi vahel ja ka on ukse kell, et laseme kella ka. Kes see käelt ei tule, keegi üle mõtleb, kes see kurat vahetab. Uks on lahti, saame sisse minna siia ja näete, mis siit paistab meile vastu. Moodne kunst, graffiti paistab vastu, aga okei, igal siuke värk on siin sees, jah. Aga nüüd teinekord teate Tartus, et uks käib tõesti avaneb, aga ta kuhugi kahjuks ei vii. See on see vana see veel. Aga kurat ei töötab. Ei töötab, näe, töötab. Sellega saab panna uks täitsa lukku, jah, aga ärme praegu tee seda. Niimoodi ilusti kinni ära. Ja nii, nagu ikka, video lõpetuseks mina on Tuudur ja hoidke kerad kõvad ja olgu humal teiega. Võite teist juurde juua, te ei pea saadet jooma. Ja näeme järgmine kord. Tšau!